Tere tulemast kuulama meie tänast taskuhäälingut. Täna räägime teemast, mis puudutab meid kõiki. Ülemaailmne tervisepäev. See päev ei ole lihtsalt üks kuupäev kalendris. See on meeldetuletus, et tervis on meie kõige olulisem vara. Ülemaailmsed tervisepäevad tähistatakse igal aastal 7. aprillil. See traditsioon algas juba 1948. aastal, kui loodi Maailma Terviseorganisatsioon ehk WHO. Aasta hiljem otsustati, et maailm vajab üht päeva, mis keskenduks tervisele ja heaolule. Nii sündiski tervisepäev, mida on nüüdseks tähistatud üle 70 aasta. Igal aastal valib WHO ühe teema, mis on parasjagu maailmas kõige olulisem. Aastate jooksul on fookuses olnud näiteks vaimne tervis, diabeet, puhtam õhk, toitumine, liikumine, vaktsineerimine ja õiglane tervishoid. Mõned teemad korduvad, sest probleemid ei kao kiiresti. Näiteks hinnanguliselt elab maailmas üle 1 miljardi inimese, kellel puudub ligipääs elementaarsele arstiabile. Samal ajal on vaimse tervise häired tõusuteel. WHO andmetel kogeb depressiooni või ärevust üle 280 miljoni inimese. Tervisepäev tuletab meile meelde, et tervis ei ole ainult arstide töö. See algab meie igapäevastest valikutest. Kui palju me liigume? Kui hästi me magame? Kas me puhkame piisavalt? Kas me räägime oma tunnetest? Kas me märkame, kui keegi vajab abi? Tänapäeval teame, et tervist mõjutavad väga paljud tegurid. Mitte ainult toit ja liikumine, vaid ka suhted, töökoormus, koolistress, keskkond, rahaline turvatunne ja isegi see, kui palju me päikesevalgust saame. Kui inimene elab pidevas pinges, võib haigestuda isegi siis, kui ta sööb tervislikult. Ülemaailmne tervisepäev kutsub inimesi üles tegema väikesi, kuid järjepidevaid muutusi. Näiteks juua rohkem vett, teha iga päev 20–30 minutit liikumist, puhata ekraanidest, süüa rohkem värsket toitu või lihtsalt võtta aega iseendale. Väikesed sammud võivad aja jooksul tuua suuri muutusi. Paljud koolid ja tööpaigad korraldavad sel päeval terviseteemalisi tegevusi. Terviskõnt, loengud, vaimse tervise töötoad, tervislikud kokandustunnid või ühised arutelud. Mõte on selles, et inimesed mõtleksid oma tervisele rohkem kui ainult siis, kui nad haigeks jäävad. Tervisepäev tuletab meile meelde ka seda, et me ei ole üksi. Meie pere, sõbrad, õpetajad ja kolleegid saavad meid toetada. Ja meie saame toetada teisi. Mõnikord piisab sellest, kui kuulame kedagi, kes tunneb end halvasti. Ka see on osa tervisest. Kokkuvõttes, ülemaailmne tervisepäev ei ole ainult üks päev aastas. See on kutse mõelda, kuidas me saame elada tervemat, tasakaalukamat ja rõõmsamat elu. Kui me hoolitseme enda eest täna, tunneme end paremini ka homme. Aitäh, et kuulasid!